Mulle tundub, et üldiselt nagu turundusinimesed sotsiaalmeedia osas jagunevad kahte gruppi. Et ühed on need, kes ütlevad, et oluline on hästi tihti postitada, et nagu bränd oleks kogu aeg pildis ja jääks meelde, et ükskõik, mis sa siis seal, kas sa jagad mingid artikleid, tsitaate, mida iganes on ju. Ja teised on siis need, kes postitavad siis, kui on nagu midagi tähtsat öelda, ehk siis kelle jaoks on nagu oluline luua väärtust, harida oma follower'e ja nii edasi. Et mina olen kindlasti seal teises grupis. Et minu meelest nagu ürituse puhul sotsiaalmeedia on nagu ürituse teaser. Et on nagu filmitreiler, kus sa tood välja need kõige ägedamad punktid või asjad, et sa nagu tekitad isu selle ürituse järgi. Startup Day sotsiaalmeedias samamoodi. Meie eesmärk oli nagu avada neid esinejaid teemasid võimalikult palju, et tekitada nagu seeläbi huvi. Ja ei tasu karta, et te nagu liiga palju ära annate. Et pigem on ikkagi see, et mida rohkem te annate, mida rohkem te neid maiuspalasid annate oma jälgijatele, et seda rohkem neil ka see huvi tekib. Ja samas ei tasu ka nagu ära unustada, et sotsiaalmeedia ei ole mingi entsüklopeedia, kus inimesed käivad ennast harimas ja tähtsaid tekste lugemas. Et võib-olla isegi kõige suurem väljakutse on nagu see, et kuidas seda kõike edasi anda nagu nii, et oleks võimalikult sihuke pilku püüdev, catchy on inglise keeles see hea sõna, et inimene nagu, et see haaraks pilku, inimene jääks seda lugema. Et see on võib-olla selline kõige suurem väljakutse. Startup Day puhul üks küsimus, millele ma hästi nagu palju mõtlesin, oli see, et kuna meie slogan on From Zero to Hero, siis kuidas ehitada nagu kogu turundus ja kogu sotsiaalmeedia selle slogani ümber. Et kuna slogan nagu kannab edasi missiooni, et mida me nagu oma üritusega teha tahame, et siis ka sotsiaalmeedias toimuv võiks seda toetada. Ja sellest tuli välja näiteks selline kontseptsioon nagu Hero of the Week, kus me siis iga nädal samal ajal, iga reede hommik valisime välja ühe inimese, kes on oma ettevõtlikkusega meil eeskujuks. Meil oli selline nagu väike hero ankeet, kus oli umbes 7 küsimust, et mis sind inspireerib ja nii. Ja me lasime neil seal ära täita, vormistasime blogiartiklina ja siis meil oli nagu äge sisu, mida jagada siis Facebooki, Twitterisse, LinkedIni ja siis Instagrami läks ka nagu pilt ja mingi äge tsitaat juurde. Teine oluline asi, mida me nagu üritasime sotsiaalmeedias teha, ja mis ka vist tuli välja, on see kogukonna tunde loomine. Et kõik, kes on nagu Startup Day korraldajad, vabatahtlikud, kuidagi mõtlevad kaasa, panustavad, kõik esinejad, et osalejad, et kõik tunneks, et see on nagu nende festival. Et me teeme seda kõik koos. Ja selleks me nagu püüdsime võimalikult palju näidata neid inimesi, kes seal taga on. Et üks asi on seesamad ettevõtjad, esinejad on ju, aga samas ka tiim, inimesed, korraldajad. Üks hästi äge asi, mis läks hullud hästi peale, oli see, et me andsime oma Instagrami vahel mõne kogukonna liikme kätte. Näiteks siin on üks noor startup ettevõtja, kes siis näitas nagu päeva vältel meie Instagrami storydes, nagu jagas oma päeva, et kuidas ta käis siis Lätis klientidega kohtumas, seal mingid noori ettevõtjad mentordamas, ma ei tea, mida veel tegi. Et see nagu, võimalus jagada oma päeva, võimalus nagu teistel näha, et millest siis startuperi elu tegelikult koosneb. Instagramiga oli hästi keeruline oli seda kanalit alguses käima saada. Et kuna meil on üritus, mis ei ole nagu väga visuaalne toode, aga samas Instagram nagu nõuab seda visuaalset kanalit, et siis nagu mida sinna postitada. Ja mis oli nagu, mida teha, siis küsisin sihtgrupi esindajatelt, ehk siis ka meie inimestelt, et mida nad tahaksid Instagramis näha või mis oleks nagu see, mis paneks neid jälgima Startup Day'd Instagramis.
ja vastus oli see, et näha nagu rohkem seda päris elu, seda behind the scenes, et kuidas siis nagu nii suure ürituse korraldamine tegelikult välja näeb. Ja seda me üritasime ka teha, et siin on nagu ilusaid hetki, a la jõulupidu, siukseid klassik mingid koosolekupilte ja siis võib-olla mitte nii ilusaid hetki sealt, ma olen veits ees, festivali viimastelt päevadelt, kus seal näod ei ole enam nii õnnelikud. Ja üks mu lemmikasju terves Startup Day sotsiaalmeedia turunduses, ma arvan, oli meie Hero Kit. Ehk siis kui me kinnitasime ära oma vabatahtlikud, kes meile tulevad üritusele, keda oli mega palju, vist 130 tükki kokku, siis me saatsime neile nagu tervituseks siukse, oligi Hero Kit'i, kus olid siis Startup Day teemalised mingid taustapildid, cover-fotod, oligi telefoni ja mobiili taustapildid, et nad saaks nagu nii sotsiaalmeedias kui oma seadmetel siis nagu näidata uhkusega, et nad on Startup Day tiimi osad ja nagu community osad. Ja meie tiim võttis selle kenasti kasutusele ja siin tegelikult kõige parempoolse pildil on meie üks esinejaid, et kes ka endale hea meelega selle krooni pähe pani, mis oli nagu hullult tore. Influencerite, arvamusliidrite teema on nagu üks asi, millest ei saa üle ega ümber. Et kui te leiate nagu üles need inimesed, kelle arvamus teie sihtgrupile oluline on ja panete need inimesed nagu sõna levitama ja siis see on hästi-hästi võimas tööriist. Startup Day puhul me tegime siukse väikse häki, et me kirjutasime, kuna me teadsime, et meie eelmise aasta esinejad hullult fännavad meid ja neil oli nagu väga hea kogemus, siis me kirjutasime neile, et nad jagaks Startup Day infot oma sotsiaalmeedias. Ja tegelikult me andsime nagu, see Kenti tekst on nagu suht ette antud, see on minu kirjutatud, aga see oligi nagu hästi lihtne tal edasi jagada. Ja isegi kui võib-olla müüki sealt otseselt ei tule, siis ta on nagu hästi tugev rahvusvaheline bränding. Et nagu Kenti mastaabiga mees jagab Startup Day infot. Sotsiaalmeedia puhul hästi oluline, minu jaoks või brändi seisukohalt on see, et te mõtleks välja, nagu millised teie postitused välja näevad ja et seal oleks nagu mingi ühtne visuaalne joon. Et kas see on mingi värv, mida te kogu aeg kasutate, mingi värvikombinatsioon, on need mingid graafilised elemendid. Aga et kui te kogu aeg nagu kasutate sama asja, et siis nagu inimestel tekib juba see, et nad näevad seda postitust ja nad näevad, et see on see bränd või see toode ja siis nad juba vaatavad põhjalikult, et millega on tegemist. Et kui teil on päris toode, mingi füüsiline asi, siis on võib-olla nagu lihtsam, sest see toode ise on nagu see äratuntav asi. Aga kui füüsilist toodet ei ole, et siis saab nagu mingite värvide ja elementidega selle nagu sama efekti tekitada. Ja samamoodi näiteks meil oli hästi palju kõrvalüritusi, siis me panime kõikidele kõrvalüritustele nagu sama visuaalse lahenduse. Et kui nagu mõni mingi Startup Day'ga seotud asi kellegi newsfeedi jõudis, siis ta nagu tundis ära, et see on see. Eelnevate asjadega kõik need lahedad asjad, nagu, mis te tahate teha. Siis hea tiim on ka mega oluline, et nagu mida rohkem teid on, kes kaasa mõtlevad, siis esiteks seda rohkem tuleb mingeid ägedaid ideid, mida nagu võib-olla turundusjuhil või sellel vastutaval inimesel endal ei oleks tulnud. Ja teine asi on see, et rohkem inimesi tähendab rohkem vaba aega, ehk siis võimalust katsetada mingeid asju, mis muidu nagu võib-olla jääks tahaplaanile. Ja ma ei tea, palju mul aega on veel, aga lõppu võib-olla see küsimus, et kuidas nagu tagada sotsiaalmeedia kajastus ürituse ajal, et kui inimesed tulevad kohale, et nad siis teeks nagu postitus, siis stories, mida iganes, et see oleks nagu pildis üritus. Ja seal väga mingit muud lahendust ei ole kui see, et lihtsalt teha üritus, mis kutsub esile mingi vau-efekti.
teha visuaalselt atraktiivne üritus, see on nagu päris cool saal, et võib-olla siis saab häid pilte, aga kui su üritus toimub mingis klassiruumis, siis võib-olla väga sealt ei tule nagu Insta-postituse materjali. Ja meil nagu eelmine aasta me hullult üritasime saada inimesi nagu kuidagi üritust kajastama, tegime isegi mingi auhinna konkurss, et mingi parim pilt võidab auhinna, aga tegelikult nagu see aasta me saime, ma ei tea, ikka circa 10 korda rohkem neid postitusi ja storysid. Et üks asi muidugi see storyde võidukäik, et neid on nagu palju lihtsam teha kui postitusi. Aga teine asi oli ka see, et meil oli nagu visuaalselt palju ägedam üritus. Ja siis kui külastajad teevad storysid, siis tasub neid ka repostida. Et esiteks see on nagu külastajad loovad sisude eest ja see on hea content ja teiseks minu arust see on nagu aitäh selle eest, et keegi jagas seda üritust. Ehk siis nad on nagu motiveeritud veel rohkem storytama. Ja see on praegu kõik minu poolt. Aitäh! Mul on hästi palju küsimusi laekunud, aga pean välja valima ainult ühe ja see täpselt selline küsimus, nagu mulle meeldib. Väga lihtne küsimus. Millised on olnud suurimad prohmakad omast kogemusest sotsiaalmeedia turundamises? Ei ole ühtegi nagu sihukest prohmakat, mis oleks nagu tõesti väga halvasti välja kukkunud. Ma arvan, et meie puhul oli kõige keerulisem selline nagu sihtgruppi kaasamine, et ma olen ka nagu teinud turundust võib-olla teistele sihtgruppidele ja mõned nagu, ütleme, Startup'i sihtgrupp on nagu mega hõivatud mingi karjääriinimene, kes mingi programmeerib kogu aeg, ta ei tule nagu väga mingi kommenteerima või ideid pakkuma või selliseid asju. Et seda on küll, et me oleme alla küsinud midagi, mingid esineja soovitusi ja siis ei tule alla ühtegi vastust. Aga see on lihtsalt sihuke, et me teame, et ei saa nagu väga palju inputi sealt. Selge, suur tänu.